Tere kõigile! Täna lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi graafilise võttega. Graafilise võttega lahendamiseks tuleb meil võrrandisüsteemi mõlematele võrranditele vastavad siis lineaarfunktsioonid, joonestada koordinaat teljastikule ja leida nende lõikepunkt ning selles lõikepunktis oleva siis x ja y koordinaadid ongi meil vastava lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks. Lahendame teise ülesande. Alustame täpselt samamoodi, et selleks, et seda võrrandisüsteemi graafilise võttega lahendame, peame me avaldama mõlemas võrrandis tundmatu y, et need mõlemad võrrandid oleksid lineaarfunktsiooni kujul ja lineaarfunktsiooni graafikuid me juba oskame joonestada. Alustame siis esimesest võrrandist. Siin on y kordajaga 1, mis tähendab, et siin on y avaldamine väga kerge. Viime lihtsalt teised liikmed, siis ainukene teine liige, mis on vaja teisel poole viia, on 2x ja teisel pool paremal pool on ta -2x. Teeme sama ka teise võrrandiga. Esmalt jääb siin siis vasakule poole -2y ja teisele poole võrrandit tuleb -3x pluss 11. Selleks, et ka teises võrrandis oleks y avaldatud, mitte -2y, siis tuleb meil kogu see teine võrrand y kordajaga läbi jagada, mis tähendab, et iga võrrandi liige tuleb meil jagada -2-ga. Esimene võrrand jääb meil samaks, kirjutame ta samamoodi allapoole välja, y võrdub -2x pluss 5. Ja teises võrrandis nüüd -2-ga jagamisel esiteks muutuvad märgid, sest me jagame negatiivse arvuga ja arvud siis ise ka tuleb meil 2-ga läbi jagada. Vasakule poole jääb ainult y kordajaga 1, mis siis kirjutataksegi ainult y-na, -3 jagatud -2-ga on 1,5 ja 11 jagatud -2-ga on -5,5. Oleme teisendanud siis võrrandisüsteemi sellisele kujule, kus mõlemas võrrandis on y avaldatud, ehk mõlemad lineaarvõrrandid on nüüd siis lineaarfunktsiooni kujul. Selleks, et lineaarfunktsiooni graafikuid joonestada, tuleb meil leida siis mõned punktid, mis asuvad sellel vastaval sirgel. Punktide leidmiseks, nii nagu eelmiseski ülesandes, kasutan mina siis punktitabeleid, kus esimesse ritta ma valin ise x-i väärtused ja siis nende abil saan arvutada y-i väärtused. Esimesel võrrandil valin x-i väärtusteks näiteks 0 ja 2. Kuidas ma neid valin, on esiteks nii, et millega oleks lihtne arvutada ja peast arvutan ka läbi, et kas see vastus mul näiteks 0-ga korrutades 0 pluss 5, et 5 mahub igal poole teljastikele vabalt ära ja seda mugav märkida. Nii et nüüd siin x-i reas olevad väärtused asendan ma siis siin esimeses võrrandis x-i asemele, et saaksin y-i väärtuse arvutada. Kui x on 0, siis y on -2 korda 0 on 0 pluss 5 on 5. Kui x on 2, siis y on -2 korda 2 on -4 pluss 5 on 1. Teeme sama ka teise võrrandiga. Teises võrrandis valin ma x-i väärtusteks 1 ja 3. Nüüd tekib küsimus, et miks ma ei vali samu arve. Ma ei vali samu arve, sest et kui ma nüüd natukene mõtlen, kui ma valiksin siia 0, tähendab 1,5 korda 0 on 0, 0 miinus 5,5, ma võiksin -5,5 siia panna. Kui ma nüüd 2 panen, 1,5 korda 2 on 3 ja 3 miinus 5,5, mul tuleb jälle komaga vastus. Nii et kui võimalik ja kui sa suudad ette mõelda, siis vali x-i väärtusteks arvud, millega arvutada on hea ja ka tulemus oleks täisarv, sest nii on meil joonist kõige parem teha, tuleb kõige täpsem joonis. Aga kui sa tahad, sa võid x-i väärtusteks panna ka 0 ja 2. Nii, aga nüüd, kui ma olen x-i väärtused välja valinud, siis asendan nad siis siin võrrandis x-i asemele. 1,5 korda 1 on 1,5 ja 1,5 miinus 5,5 on -4. X-i asemele 3, 1,5 korda 3 on 4,5, miinus 5,5 on -1.
Nüüd saan joonestada koordinaate teljastikku ja teljastiku joonestan nii suure, et kõik minu välja arvutatud väärtused siin tabelites mahuksid ära. Ja kanname siia punktid. Esimene punkt on 0 ja 5. X on 0, Y on 5. Teine punkt on 2 ja 1, X on 2, Y on 1. Nii, paneme joonlaua peale ja tõmbame siis nendest kahest punktist läbi sirge. Teise sirge jaoks märgime punktid 1 ja -4, 1 ja -4 ning 3 ja -1, 3 ja -1. No nii, siit me juba hakkame vastust ette nägema, aga joonestame selle sirge ära. Nii, sirgete juurde kindlasti märkida siis valemid. Ja nüüd jääb meil üle siis leida nende lõikepunkt, mis on siin juba tegelikult meil olemas. Lõikepunkti juurde märkida selle koordinaadid, milleks siis X telje peal on 3 ja Y telje peal -1. Ja kirjutame välja vastuse. Lineaarvõrrandisüsteemi lahend on X on 3 ja Y on -1.